täna siis vestleme Kaidiga. Kaidi, räägi, kuhu sina õppima läksid ja mis eriala? Ma tegelikult peale gümnaasiumi läksin üldse esimese hooga õppima Tallinna Majanduskooli, mis on siis kutsekool. Seal ma õppisin ärindust, aga see ei olnud päris minu jaoks. Ja siis ma võtsin paar kuud vaba aega ja ma sain aru, et majandus mind ikkagi huvitab. Ja siis ma otsisin ja surfasin ja siis mõtlesin, et okei, et Tallinna Tehnikaülikoolis on väga head võimalused. Ja seal oli ka olemas selline eriala nagu rakenduslik majandusteadus, mis lähebki hästi süvitsi erinevatesse majandusteooriatesse ja nii edasi. Ja sinna ma otsustasin minna. Ehk siis sinu lugu ongi see, et sa enam-vähem teadsid mingit sellist suunda, läksid õppima ja siis avastasid, et ei ole õige ja siis leidsid ikkagi selle õige. Ja, umbes nii täpselt. Ma mäletan, et sul oli kunagi see fotograafia huvi, et sellega seoses ei mõelnud edasi õppima minna. Mõtlesin küll, aga mulle jõudis kohale see arusaam või nagu see teadmine, et kui ma teen fotograafiast endale töö, siis see ei ole minu jaoks enam hobi. Et minu jaoks on hästi oluline see, et mul on vaheldus ja mul on erinevad asjad, millega saan tegeleda. Et praegu ongi nagu, ütleme, et majandus on selline hästi nagu selline kuivem pool ja fotograafia on see loominguline pool, millega saan ennast teiselt poolt arendada. Et see selline sümbioos nendest kahest on mind nagu aidanud nagu edasi, et ma suudan neid teoreetilisi asju õppida ja lugeda ja nii edasi. Aga kuidas siis sinna kooli sisseastumiskatsed käivad? Tehnikaülikoolis on lävendipõhine vastuvõtt, ehk siis sa pead saama mingid kindlad punktid oma riigieksamitest ja siis sai siis on see kandideerimine ja siis antakse teada, et kas sul on piisavalt punkte, et sa saad sisse või mitte. Ja kui näiteks juhtub olukord, et kas siis eesti keele eksamist või matemaatikaeksamist ei ole piisavalt punkte, et siis on Tehnikaülikoolis olemas ka võimalused, et saad teha neid eksameid ka siin uuesti, et siis saad ikkagi punkte nagu, et saad kooli ka sisse. Ja kas seal on mingi vestlus ka? Konkreetselt rakenduslikus majandusteaduses ei olnud, aga see sõltub ka väga palju erialast, et kui sa lähed mõnele teisele erialale, teise sisuga, võib-olla ka teise teaduskonda, et siis täiesti võib olla ka vestlused. Et see sõltub väga palju ka teaduskonnast, nagu kuidas need reeglid on paika pandud. Aga kuidas siis sinuni jõudis see teadmine, et tahaks midagi majandusvaldkonnast õppida? Ma ei tea. Selle ärindust õppisin, siis minu jaoks see tundus nagu huvitav, et kuidas nagu üldse need asjad toimivad. Et kuidas ettevõtted nagu panustavad mingisse, ma ei tea, Eesti majanduse toimimisse, kuidas see töötab. Et nagu mul tekkis hästi palju küsimusi ja siis ma sain aru, et nagu ärindusest ma ei saa selliseid vastuseid. Et ma nagu, ja muidugi tollal hetkel ma hakkasin ka ise hästi palju näiteks investeerimise kohta uurima ja lugema ja üldse sellist nagu majandustemaatikasse rohkem süvenema, et see kasvatas seda huvi ja nagu seda teadmist, et ma tahan õppida selle kohta ka rohkem. Aga kuidas seal koolis õppimine on? Ma küsin veel, et sina läksid nagu sellist kaugõppesse või sa läksid statsionääri, et iga päev olid seal kohal? Ja majandusteaduskonnas ei ole näiteks sessiooniõpet üldse. Okay. Et seal ongi ainult päevane õpe. Ja see on selline lihtne põhjendus, et kuna majandusteaduskond on väga-väga populaarne, siis see on selline üks meetod, kuidas selekteerida välja inimesi, kes nagu väga tahavad seal olla nii-öelda. Ja majandusteadus on ka väga nagu teooriapõhine, ehk siis üsna raske on iseendale neid asju üksinda selgeks teha, mis sessiooniõppes, enamasti sa teed individuaalõpet, on ju. Et jah, aga enamasti on see, et nagu tunnid on üles ehitatud niimoodi, et on loeng ja siis on praktikum. Ja loengus siis võetakse mingi teema läbi ja praktikumis käiakse näiteks ülesannete või mingite selliste
praktilisemate näidete abil nagu seesama teoreetiline pool läbi, siis selline teooria ja kinnistus. Ja kas seal on mingid sellist praktikat ka, kus peab osalema või see on ainult selline koolis õppimine? Ei, Tehnikaülikoolis on olemas ka praktika ja see on siis enamasti tehakse kas siis viimasel või eelviimasel sellel semestril ja kui ütleme, et muidu on 60 EAP-d, see nominaalkoormus, siis 6 EAP-d sellest on siis praktika ehk siis ütleme niimoodi, et viimasel semestril on sul umbes jäänud veel 18 EAP-d järgi kogu sellest koormusest, et siis sa saad ilusti ka selle ära teha, et käid mõned tunnid nädalas näiteks kuskil ettevõttes praktikat tegemas. Ja kui lihtne seda praktika ettevõtet on üldse leida? See oleneb väga palju inimesest endast, et kui aktiivne sa oled ja kui loominguliselt suudad sa mõelda, et minul mina töötan praegu finantsteenuse keskuses, ehk siis mul veits vedas, et mu töö haakub väga palju selle keskusega, kus ma töötan, ehk siis ma saan ka lihtsalt praktika ära teha. Aga ma tean, et praegu, kuna on selline keerulisem aeg, siis niigi on väga paljud ettevõtted sellises raskes seisus, et siis ei taheta võib-olla nii kergelt võtta, aga ei tohi alla anda. Ja just rääkisin ka ühe inimesega, kes ka just majandusvaldkonda õpib ja siis ütles, et ta on 60 sellesse ettevõttesse saatnud, aga kuna praegust on selline keeruline aeg, siis on lihtsalt nii, et pigem siis katset proovida suveks või siis oodatagi natukene, et tegelikult praktika võimalusi ikkagi tuleb, et päris probleemi ei ole, et ei saa. Aga kui sa koolis õppisid, siis kus sina elasid, ühikas või kuskil korteris? Alguses ma elasin korteris, sest et mul vanemad olid tol hetkel võimelised mind toetama, aga siis ma vist aasta aega olingi korteris, kui ma tulin TTÜ-sse ja siis ma otsustasin, et aitab sellisest raha raiskamisest, et ma lähen ühikasse ja mina läksin suvel ja kuna mina juba õppisin ülikoolis, siis mul oli lihtsam, ma sain kohe ka ühiselamusse nii-öelda oma kohta taodelda. Et aga kui oled just sisseastuja, siis sa pead kõigepealt saama selle kinnituse, et sa oled kooli vastu võetud ja siis on need mingid konkreetsed tähtajad, millal saab siis taodelda kohta. Aga selles mõttes see ühika kogemus, nagu kõik räägivad, kes on ülikoolis või kutsekas käinud, siis ühika kogemus on väga-väga hea. Ja nagu minul juhtus, siis mina sattusin Vassina tüdrukuga kokku, et siuke hästi tore, ma õppisin iseenda kohta hästi-hästi palju ja see, kuidas teistega koos elada ja toime tulla ja see oli väga-väga tore kogemus. Et ma kindlasti soovitan ühikasse minna. Minul seda ühiku kogemust, nagu seal elamise kogemust ei olnud, aga mul oli külas käimise kogemus, aga ma arvan, et see on ka selline hea kogemus, mida kindlasti võiks kogeda. Aga kooli poolt on mingid toetused ka olemas siis? Ja seal on vastavalt erialale on olemas, ma panin endale kirja, sihtstipendium ja erialastipendium, et ma ei ole 100% kindel, aga minu teada oli niimoodi, et majandusteaduskonnas erialastipendium ei ole, et sihtstipendiumi on võimalik taotleda ja see on ka taaskord siis väga sükest vastavat kriteeriumitele, et sul peab olema mingid kindlad hinded ja sul peab kindlasti olema täidetud nominaalkoormus, et kui seda ei ole, siis ei saa ka ühtegi stipendiumi taotleda. Ja kuidas see taotlemisprotsess välja näeb? See on õisis, on lihtsalt võtad oma selle avalduse ja täidad asjad ära ja ongi kõik, et selles mõttes, ma ei tea, kuidas teistes ülikoolides on, aga ma tean, et TTÜ-s on küll kõik need asjad hästi lihtsaks tehtud, et näiteks ka sinna ühikasse koha taotlemine läbi selle üliõpilaskülla süsteemi, ehk siis sa ei pea kuskile kohale minema, et kohale lähed ainult siis, kui sul on võtmeid vaja, on ju. Et kõik on arvutis tehtav ja igale poole saad niimoodi ilusti sisse. Mis sina arvad, mis selle kooli plussid ja miinused on?
Ma mõtlesin sellele küsimusele päris tükk aega. Plussi on väga lihtne välja tuua kusjuures, aga neid miinuseid, mul ei ole vaata teise ülikooli kogemust ja siis ma ei oska nagu võrrelda võib-olla nii hästi. Aga plussideks on kindlasti see, et vähemalt nii palju, kui mina olen nagu õppinud, on õppejõud väga-väga nagu vastutulelikud. Et isegi kui nagu mõni õppejõud näeb mingi megakarm ja siuke nõmedik võib-olla välja, siis tegelikult ta ei ole. Tegelikult, kui sa lähed ja räägid, et ma ei saa sellest aru või ma ei oska või mul on probleem, siis sulle tullakse vastu ja nagu, ma ei tea, õppijad pigem ise kutsuvad, et tulge rääkige minuga, et tulge teeme selle individuaalse nagu koosoleku, mis iganes, et ma ei ole küll nagu sellist asja tundnud, et ma eksin üksinda, et ma ei saagi hakkama ja keegi ei toeta mind, et sellist asja ei ole. Ja kindlasti on veel see, et hästi palju on huvitegevusi, et neid tudengiorganisatsioone ja üliõpilaskondi on seda nagu nii palju, et vali, millist tahad ja kui ei ole sobivad, siis et enda oma luua, et ka seda toetatakse nagu. Ja üks siuke tore asi on see, et TalTechis on olemas ka nõustamiskeskus. Ehk siis ma oskan sellest rääkida, sest ma töötasin seal. et muidu jah, nagu põhimõtteliselt saad nõustamiskeskusse pöörduda iga oma murega, kas sul on ühikas mingi probleem või on, ma ei tea, mingid asjad on arusaamatud, näiteks kuidas EAP-d toimivad, mis iganes. Et siis nõustamiskeskuses ongi teised tudengid, kes aitavad, kes annavad nõu. Ja samamoodi nüüd eelmisest aastast aitatakse ka reaalainetega näiteks, kui on mingid probleemid ja nii edasi. Et see on minu arust hästi tore. Ja selle miinuse poole pealt on ainult, mis on pähe tuli, on see, et TalTechi õppekompleks on mega suur. Et alguses on väga raske neid ruume ja hooneid üles leida. Eks see on, enam-vähem on vist nagu samas kohas, aga see ala lihtsalt on nagu nii metsikult suur. Ja seal on need nagu see ühest hoonest teise minemine läbi mingi klaas selle koridori ja siis sa ei ole enam kindel, millises hoones sa oled. Ja siis IT-maja on veel nagu täitsa eraldi teisel pool ja et just nagu ongi, kui alguses saad selle oma esimese tunniplaani kätte ja siis selle need ruuminumbrid, sa hakkad mõtlema, et okei, aga esiteks, mis ruum, mis maja see üldse, kus see üldse asub? Mina käisin küll esimesed pool aastat lihtsalt selle TTÜ selle kaardiga ringi, sest ma ei teadnud, kus asjad on. Aga mis sa arvad, mis on veel oluline teada selle kooli kohta? Kooli kohta teada? Tasub kindlasti vaadata, mis erinevaid erialasid õpetatakse, sest et neid valikuid on tegelikult hästi palju ja äriinduses on ka ju erinevad suunad veel, kuhu saab minna. Ja samamoodi tasub näiteks ka vaadata seda, et mis õppeaineid üldse õpetatakse. Et mina võib-olla tegin selle vea, et ma ei süvenenud nii palju sellesse, et mis see konkreetne mis need konkreetsed ained on, mida õpetatakse. Et alguses nagu juba läbi mõelda, et mida ma tahan üldse õppida ja mis need väljundid on, et kui ma lõpetan ära, et mida ma siis tahan teha või kuidas ma tahan neid rakendada. Ja see on, aga selles mõttes, et loomulikult see, kui sa enne mõtled kõik läbi ära, ei tähenda, et see nüüd, ma ei tea, hoole pealt ei võiks muuta ja mis iganes, et jah, aga lihtsalt see, et iseenda jaoks võib-olla selgeks teha, et kuidas need asjad toimivad, palju mul üldse vaja mingeid aineid teha, mis iganes, mis need kohustuslikud on, et sul oleks päriselt konkreetne ülevaade, et mida sa ikka õppima lähed. Aga kuidas sinul see muutus toimus siis või mõtlen, et sa pidid nagu uuesti sisse astuma või sa said kuidagi mingit asja muuta? Ei, mina pidin ikkagi sisse astuma, sest kuna eelnev kool oli kutsekool, siis nad ei ole päris nagu samal tasandil, et need ainete mahud on erinevad. Et kuigi mõned asjad nagu justkui kattusid, siis ütleme niimoodi, et kui Tehnikaülikoolis oli 6 EAP-d on üks selline keskmine aine, et siis võib-olla see kuskil see majanduskooli aine andis välja 2-3,
et ta on nagu selline hästi kergelt läheb üle, lihtsalt mingid siuksed hästi põhiasjad, aga jah, TTÜ-s läheb siuke hästi süvitsi ja see on nagu palju-palju konkreetsem ja spetsiifilisem. Aga siis kui palju sina osalesid mingi väljaspool kooli tegevustes, et sa tõid natukene välja siin plusside puhul ka, et võimalusi on palju, aga kui palju sa ise osalesid üldse? Mina mingil hetkel olin seal majandusteaduskonna üliõpilaskogus, et ma ei ole ise võib-olla nii aktiivne lihtsalt, et minul juba selleks hetkeks, kui ma läksin ülikooli, olid mul nagu natukene teised huvid ja ma tegelesin oma asjadega natuke rohkem. Aga tõesti selles suhtes, et tasub vaadata sealt TalTechi kodulehelt, seal on nagu pikk nimekiri nendest erinevatest organisatsioonidest. Seal on näiteks võimalik isegi vormeliautot panna kokku. Nagu, ma ei tea, ma ei olnud varem sellist asjast kuulnudki, aga alles siis, kui TTÜ-sse tulin, siis nagu sain teada, et nagu selline asi on päris olemas. Et see on nagu jah, ikkagi lahe. Ja üks hästi vahva asi, millest mina võtsin ka osa, oli see, et sa saad võtta liikumisharrastuste aluste tunde. Ehk siis põhimõtteliselt saad käia jõukas, saad mängida erinevaid pallimänge, rühmatrenne, mis iganes. Ja kui sa näiteks 2 semestrit teed ära, siis sellest saad ka muidugi EAP-sid on ju. Ja 2 semestrit teed ära ilusti, läbid ära, siis saad aasta aega ja jõuksis tasuta. Et siuke väga hea sportimisvõimalus. Väga äge. Mis sinu soovitused on mingile noorele, kes mõtleb, et kuhu edasi õppima minna ja või mida üldse oma eluga peale hakata? No see on päris selles suhtes keeruline, et kui ma nüüd täitsa ausalt ütlen, siis sul ei ole nagu mingit sellist konkreetset mõtet või sellist nagu tungi, et kus sa tunned, et sa tahaksid olla, siis nagu pigem ära mine niisama lahmima, et lihtsalt võtagi nagu vaba aega endale. Et kui mina lõpetasin gümnaasiumi, siis see, et ma sattusin sinna majanduskooli, oli nagu täiesti juhuslik, sest et ma lihtsalt kandideerisin, ma ei mõelnud isegi nii väga. Et kindlasti nagu see iseendale veits aja võtmine, miks mitte lihtsalt kuskil tööle minna aastaks ajaks, nagu, et sa saaksid päriselt aru, mis sulle meeldib, sellel ajal on sul nagu aega lugeda, kas siis raamatuid, uudiseid, mis iganes, nagu ennast kurssi viia, nagu mis võimalused üldse on olemas. Et see on nagu siuke esimene asi, mis ma arvan, millele võiks mõelda. Ma tean, et nagu väga raske on seda teha, sest et alati vanemad ei ole selle poolt. Aga lõpuks ju ikkagi loeb see, mida sa ise tahad teha ja kuidas ise tunned, et see on õigem. Aga jah, et see teine samm siis olekski see, et kui on ikkagi kindel mõte, et tahaks näiteks ülikooli minna või kutsekooli või kuhu iganes, siis minu soovitus oleks see, et mis nagu sulle kõige rohkem on huvi pakkunud siiamaani. Et kus sa tunned ikkagi mingit tõmmet ja ikkagi lugeda hästi palju uudiseid, olla hästi palju kursis, mis nagu toimub maailmas. Et just majandusteaduskonnas on see hästi oluline, et mida rohkem sa tead, seda lihtsam on sul võtta vastu koolist ka neid teoreetilisi nagu, ma ei tea, teadmisi, sest sul tekib see loogika, sa tead juba mingeid asju. Ja kindlasti, kui keegi huvitab majandusest, siis investopedia.com tuleb panna sinna järjehoida ribasse ja siis seal surfata, et sealt hästi palju teadmisi. Mida sina oleksid tahtnud teada enne sisseastumist? No ma arvan, et oligi see minu enda natukene tegemata töö, et ma ei süvenenud piisavalt, et mis päriselt on need õppeained, mida õpetatakse. Et ma küll teadsin seda umbkaudset suunda, aga ma ei olnud läinud süvitsi ja ma ei olnud vaadanud läbi nagu täpselt, et mis õppeained sellesse õppekavasse kuuluvad. Et võib-olla praegu ma mõtlen, et võib-olla ma oleks midagi muud isegi valinud, on ju. Aga jah, selline ise tuleb hästi palju ette valmistada ja nagu kindlasti teha endale selgeks, mis asja sa üldse õppima lähed. Väga hea.
ja viimane selline naljaküsimus võiks olla see, et mis see kõige parem koht õppimiseks on? Tallinn, Tartu, Pärnu, Rakvere? Miks sina, et miks just Tallinna? Või miks sina valisid? Tead, minul ei ole kunagi olnud mingit tõmmet Tartuga seoses. See on minu jaoks lihtsalt pole meeldinud. Ja Tallinna on minu jaoks kuidagi loogiline jätk lihtsalt. Aga ma ütlen seda, et kuna Tallinn on nii palju kaugemal nagu minu kodust, minu perekonnast, siis see iseseisvumise kogemus, see tuli nagu ma juba mingi, okei, nüüd ma pean ise hakkama saama, ma pean ise poodi minema, ma pean ise süüa tegema, mis asja. Ja sul ei ole nagu iga nädalavahetus võimalust kuskile maale põgeneda ka, et sa pead isegi nädalavahetus ise hakkama saama. Et selles mõttes see, ja Tallinnas muidugi, ma ei tea, kui sa oledki natukene võib-olla tunned ennast nagu, et sa ei kuulu kuhugi, siis Tallinnas on alati mõni koht või mõni inimene, kellega sa kokku kuulud, et siin on nagu see mitmekülgsus on nii palju suurem minu arvates. Aga mina sain hästi palju huvitavaid mõtteid ja siis siin oli päris palju emotsiooni ja häid soovitusi nendele tulevastele õppuritele, et mul on hea meel, et sa jagasid oma kogemust ja aitäh sulle. Eks ma jään siis ootama uusi õppurimakai TTÜ-sse. Aga enamus ütleb TTÜ või TalTech? Ma ei tea, see on nagu nii pooleks lihtsalt, kuidas pähe tuleb. Et nagu nüüd on juba TalTechi ka rohkem, aga vahepeal ikka nad harjunud TTÜ ja siis see tuleb lihtsalt ootamatult kuskilt. Nagu Eesti Maaülikool on ikkagi EPA, mitte MÜ. Ja täpselt. Aga võib-olla kui keegi tahab rohkem infot selle TalTechi kohta, et kust ta infot saab siis? Taltech.ee. Ja soovitan kindlasti sinna vaadata, isegi kui ei ole majandushuviline, siis TTÜs on väga-väga palju erinevaid erialasid, ja see koduleht on väga hästi üles ehitatud, ehk siis saab väga palju informatsiooni ja kui on veel mingeid küsimusi, millel ei ole vastust teinud, siis võib minu käest ka küsida, et aitan nii palju kui oskan. Väga hea, aitäh.